No nii, kuna ma olen nende videotega nagu täiesti maha jäänud, siis ma proovin siin tänasega terve selle eelmise kuu kokku võtta. Enne jaanipäeva sai ujutud palju, seis oli sama, 25 meetrit, kops koos, tehnika täiesti jama. Siis tuli jaanipäev, see on esimese vihmase rattasõidu. Olukord on selline, ma olen täiesti läbimärg. Okei, vähemalt mul on soe. Jooksin palju, tegin 5 kilomeetri uue rekordi. Täna proovime 5 kildi rekordit teha. Ühesõnaga 19.45. Tossud ostsin, väga head tossud. Reaalselt mul ei ole küll palju võrdlusmomenti, mul pole väga palju selliseid korralikke jooksutosse olnud, aga see on nagu need mulle tõesti väga meeldivad, mega pehmed, samas sa tunned, et nad teevad see nagu kiiremaks. Väga mõnus on. Nagu tõesti, väga mõnus on nendega joosta. Ja mingid peale jaanipäeva oli tööd nii palju, et ma reast jõudnud mingi 1,5 nädalat ujuma. Ja siis me läksime, vaatasime, selle oli kinni. Seega me lähme Kalev spaasse. Seal on 50 meetrine bassein. Ja siis tuli mulle ka üllatusena, et tegin esimese otsa ära, ma ütlesin Hannale, et kuule, ma ei tea, mis värk on, ma jõuan jumala hästi. Hingamine oli raskem, aga sellest ei läinud pekki vaata. Endale üllatavalt sain seal väga hästi hakkama. Üldse ujumine peale seda on kuidagi selles mõttes paremaks läinud. Et, ma ei tea, ju siis see paus aitas kuidagi. Siis jällegi jooksin palju, sõitsin, ujusin. Ja siis oligi võistlusnädal, ehk siis minu esimene triatlon Kõrvemaal. Triatloni nädal nägi välja selline, et esmaspäeval ujusime 1,2 kilti. Ma pean vaatama, mis me tegime veel. Teisipäeval ma proovisin siis läbi teha rattasõidu ja jooksudistantsid samamoodi nagu Kõrvemaal, ehk siis 20 kilti ratast ja siis kohe 4 kilti jooksu otsa. Ja sellega me päris rahule. Suutsin tempot ka ilusti hoida jooksus. Kolmapäeval rahulik jooks, 7 kilti, neljapäeval ujumist, 1,1 kilti ja reedel, eks päev enne triatloni ma ostsin Calypso. Muidugi ma läksin samal päeval ka testima seda. Ma üllatusin, kui külm on vesi, kui külm hakkab näol, kui sa pea vette paned. Selle peale ma ei osanud mõelda. Sa raisk. Homme peab seda kõike kiiresti tegema, seda vahetust. Sest alguses ma üldse mõtlesin, ma ei võtagi Calypsot sinna Kõrvemaale, et 200 meetrit, 250 meetrit kannatad ära, ükskõik kui see külmusega ei oleks, eks ju, aga kui ma käisin Männikul proovimas, siis ma sain aru, et okei, see 18-17 kraadi vesi, see on ikka päris külm. Aga siis triatloni päev sain kusjuures sama hommik postistama triatloni kombe kätte, nii et sellega õppas. Mingit närvi kusjuures ei olnud, et ujumine oli nii, et esimesed mingi 100-125 meetrit. Jumal okei, rahulikult oma tempoga ujusin inimestest mööda. Ja siis teine pool oli täielik hell. See oli ikka raske, see oli ikka surviving, nagu korra pidin selili minema, külje peal olema, et hingamist natuke taastada. Ja naljaks on see, et kui veest välja tuleb, et nii uimaseks tõmbas, et see natuke nagu kõigud. Et kui ma välja tulin, siis ma mõtlesin küll, et tuleb huvitav päev. Raske päev tuleb. Tubli oled! Aga rattaga oli nii, et ratas oli täis ootamatusi. Läks vahetusalastut kaua, ilmselt selle Calypso pärast. Esimese kilomeetri lõpus mul tuli rattal kett maha. Ja siis edaspidi oli nagu okei, päris mudane oli, palju mägisem, kui ma arvasin millegi pärast. Võiks ju arvata, et Kõrvemaal ongi mäed, aga ma nagu ei kujutan ette. Korralik maastikusõit oli ühesõnaga. Keegi pidurdas mu ees järsku, panin peaaegu põõsasse, et oli täis ootamatusi, ütleme ausalt. Ja siis tuli jooks, kusjuures jooks oli nagu ülinorm. Läksin ratta ära, kiivri ära, põhimõtteliselt kohe minema.
ja jumala hea tempoga. Panin mingi, ma arvan, 30 inimesest mööda. 4 minutit 4 sekundit kilomeetri kohta. Päris okei tempo peale seda kõike. Oma vanuseklassis olin siis 11. ja üld selles olin siis mingi 50 pluss midagi, mul ei olegi kohe meeles. Et selles mõttes jäin väga rahule. Ja peale seda tuli suvi tuli kätte järsku. Nüüd siin olen ujunud jälle, sain aru, et ujuma peab rohkem veel. Pean selle selgeks saama kurat niimoodi, et sa jõuad rahulikult panna 2 kiltina. Tehnika on juba natuke parem, sain õlad rohkem liikuma. 50 meetrise kaupa teen. Kes on minu eelmist videot vaadanud, siis seal peale poolmaratoni mul jalg andis tunda täiega. Nüüd ma tegin see nädal lõigutrenne, mõtlesin, et teen nagu põhimõtteliselt 8 korda 1 kilti. 3-45 minutit tempoga. Aga ma tegin 4. ära, mõtlesin puhkan korra ja sama asi. Just puhates hakkas see asi hakkasid põlve endast tunda andma. Ja ma julgen rohkem, ma arvan, et see lõige ka. Et ma ei tea, mis see on, aga ma arvan lihtsalt suur koormus ja muud ei olegi. Seega ongi paras aeg puhata. Ehk siis nüüd järgmine nädal lähen reisile. Tegelikult tahtsin ka nüüd see nädal Mustamäe triatlonile minna, aga kuna Terviseamet ei soovitanud Harku järves ujuda mingi bakteri pärast ja siniveetikas, siis ma igaks juhuks ei läinud. Et parem karta kui kahetseda. Kahju, et ma nii hilja seda teekonda alustasin selles mõttes, et ma nendele triatloni akadeemia üritustele ei jõudnudki minna, aga selle eest ma proovin ikkagi iga kuu mingil üritusel käia, et Ülemiste ööjooks tuleb. Tallinna maratonile lähen poolmaratoni jooksma septembris ja äkki oktoobris ka midagi, et jooksmine ma tunnen, et on paremaks läinud, ujumine ka, ta läheb suht väikse tempoga. Et treenime edasi, puhkame ja siis treenime. Ja nii ongi. Nii et davai, näeme.